Tšau! Täna on siis esmaspäev, uus nädal on alanud ja käisin siin pesus, pesin pea ära, tegin arvutis natukene tööd ja nüüd vaikselt sätsin gymmi poole. Et mul on seal üks personaaltrenn ja siis ma liigun juba uuesti meditsiinakliinikusse. Et mul on täna üks näohooldus jällegi. Et sellepärast ma praegu mingit meiki peale ei pannud ka. Et Meditsiina Ilukliinik siis toetab mind ja hoolitseb selle eest, et minu nahk oleks puhas, niisutatud, särav, et laval veelgi rohkem särada, et lavameik jääks nahal ilus ja püsiks ka kauem peal. Et ma olen väga-väga tänulik ja ma juba praegu tunnen, et mu näonahk on nii palju parem tänu sellele IPL fotonoorendusele. Et seekord tegelikult mul nahk minu arust taastus natukene kauem, et pisut rohkem koorus, aga nüüdseks on minu arust nagu juba päris hea tulemus ja ma jagan varsti ka enne pärast pilte. Aga jah, see IPL fotonoorendus, et see on nagu mega hea protseduur, et sa ei pea seda tegema tihti, seda tehaksegi nii võib-olla 2-3 korda, et aastas. Ja tulemus on nagu lihtsalt nii hea, et näonahk on selline rohkem pingul. Juba praegu tundub rohkem niisutatud, ma olen muidugi ka hästi palju kreemi kasutanud, aga tundub siis rohkem pingul ja näonahk on palju ühtlasem, et mul on ka nagu ikkagi pigmendilaike tekkinud, aga need siis pärast seda protseduuri tumenesid, läksid tumedamaks ning mõne aja möödudes siis hakkas nagu maha kooruma ja nüüd on näonahk palju klaarim ja siledam, et ma loodan, et teie märkate ka seda, et ma ise. Aga mis siis veel, et eile oli mul jälle uus madalkaal, et selline 59,1 ja võistlused on juba 2 nädala pärast, mis on nagu ulme, et ma loodan, et see vorm läheb selle paari nädalaga veel paremaks. Kuigi ma olen juba tegelikult praegu üsna rahul, aga poseerimist peab veel kõvasti harjutama. Lisaks Agne saatis mulle pildid, mu bikiinid on valmis ja ta pani need teele. Et ma loodan, et ma see nädal saan juba uutes bikiinides harjutada poseerimist, et näha seda üldist looki, et kuidas bikiinid siis rõhutavad võib-olla minu tugevusi. Et jah, täiega põneviil ja ilmad on mega ilusad ja tuju on hea, et praegu on nagu kõik hästi, et mingi hetk oli siin see madalseis, aga igal madalseisule järgneb alati tõus ja ma tean, et millalgi tuleb jälle mingi madalseis, aga lihtsalt see teadmine selle madalseisu ajal, et sa tead, et see on vaid ajutine, et see nagu aitab seda madalseisu paremini ka taluda ja iga nagu selline hea hetk või nagu siuke jah, et kui kõik on hästi, siis tegelikult ka tuleb endale meelde tuletada, et see on ka tegelikult ajutine, et ei oleks liiga overwhelming. Ma ise vahepeal tunnen, et mul on nagu vahepeal liiga. Ja, ma ei oskagi. Ühesõnaga, alustame tänast päeva, et tuleb kindlasti jälle tore nädal, tegus nädal ja hoian teid siis kursis oma tegemistega.
päev on ja ma olen nii elevil, sellepärast et minu bikiinid saabusid. Ja ma saan nüüd nendega esimest korda siis poseerida, et need peaks nüüd täiesti valmis olema. Ja ma olen nii excited, aga enne ma käin massaažis ära. Mul on 1,5 tundi massaaži jälle Silveri juures. Trenn on mul tehtud tänaseks ja ma nii väga ootan juba seda massaaži ka, et saab nagu väga-väga mõnna olema. Ja siis ma lähen koju, panen bikiinid selga, kingad jalga ja teen paar tiiru poseerimist. Tere tulemast Oravale. Siin on saatejuht Martin. Milline imekaunis koht, kus olla järgnevad 2 päeva. Kui mõnus ilm on, päike paistab. Päike paistab, suvi endiselt on nagu jaanipäev. Päris tere tulemast. Siin on väravad. Siit päästame edasi. Siin on kivi, muruplats. Muru on küll väga ilus. Katsume, kas on pehme. Siin on teine korrus, kohe näitan teile esimest korrust. Lilled. Tule ette lähema. Peegel on ilus. Makro okei, sorry. Nii, ja näed, palun. Oi, kui ilus. Kas sina tellisid need siia või? Ja, mina tellisin need. Aitäh, sulle esimesed lilled. Teised lilled. Teised, sorry, teised. Vaata liblikas. Vaata, kus sind kütab praegu. Mega palav on, kuule. Ma ei tohi päikest võtta. Sooja saame nüüd. Mõtlesin mulli. Mullivann või? See on juba, nad putised. See on nagu soe juba, jah? On või? Nice. Ma arvan, see siin on need nunnud, need tulukesed on nunnud ja vaata sealt me saame lõkat teha. Siin on see hea grill, vaata. E-grill. Väga hea. Selle saab, ma arvan, et siin ongi hea. Kas sa oskad siin mulle liha grillida või? No tahaks loota. Kana niimoodi, et hästi mahlane jääks, et ei küpseks üle. Kõik asjad on ette ära pandud, et panna lihtsalt põlema ja ongi... No väga hea, jah. Ongi hea. Nii, aga ma võtan selle koodi. Vaata, tule siia teha. Näitame ka ennast. Hello! Nii ilus. Lapsest. Vaata, mis loodus siin on. Mis sa teed? Kuule, ma jääkski siia. Jah. Vaata. Praegu oleks videos väga lollanud. Oi. Oi, kui ilus. Meil on 2 luike isegi siia pandud. Nice. Päris mõnus jahe on siin. Vaata, telekat saab siin vaadata. Jah, siia, kui telekad tulla vaatama. Õige. Tuled siia, kus kuningad jala käivad, siis vaatad ilusti loodust. Kööginurk. Kohvi on, ma loodan, kapsleid on ka. Kindlasti. Nii. Vaatame siis siia. Mis siin on? Ahah. WC. Hea vaataga. Hea vaataga WC. Ja tus seal saab siin käia. Ja alumine on ilmselt see võti on ka. See on praegu nii veel. Küünal. Minimaja. Mõnus ju. Absoluutselt. Oi, mul siit sammud täis. Ei peagi minema ekstra jalatama. Nii. Ja minul on sulle siis 5 kingitust. Nii. Okei. Aga
paariks. Okei. No siin on üks asi, mis väga hästi läheb jõuludeks, sobib väga hästi. Aga siin on see asi iseenesest ei olegi oluline, aga siin on üks muu asi on olulisem. Mitte see asi, aga see mõte võib-olla. Making memories with you is my favorite things to do. Väga hästi öelda. Stepe. 2 saad täna ja 1 saad homme. Ümber peab hakkama keerama. Nii kallis, mis sa teed siin? Just panin liha grillile. Nii naljakas, miks ühel vardal on üks suvikõrvits? Huvitav küll, miks selleks, et Kerri tahaks ära märkida, millise on tema oma. Jees, see viimane varas minu oma. Teeme mõned pildid ka. Mm-hmm. Jamalugu on selles, et ei saa väga lähedale. Päike loojub. Behind the scene. Yes, tegelikult toimub. Proov lendab. Ma ei tea, kas see hea saab. Miks ta peaks hea saama? Minust näeb väga hea välja. Tahaks juba süüa. Enne saab soolase. Aga panegi ristelusse saieta. No nii, magustoidu aeg. Magustoidu aeg, yes. Nagu Kuidas soolane maitses? soolane oli väga hea. Ei oleks oodanud arvatagi, et tuleb teine käik veel. Võib-olla oleks esimese soolase puhul või tagasi hoidnud natuke nendest. Ma vaata. Aga tundub väga hea. Loodame parimat. Oli mõnus. No nii. Kuidas meeldis? Väga ilus oli. Ilus oli. Ja siuke hea rahulik linnulaulu. Isegi väike loom käis meil siin uudistamas, mis toimub. Ja mingid jäljed on seal. Ja, kes tuli, kes läks ja nii edasi. Aga meie jääme ilusti terveks, et me olime seifis. Hommikusaun oli mõnus ja mullivann. Ja duš oli ka, eks neid klippe siis näeb pärast vaata. Aitäh, kallis. Aga täna on, mis päevata? 4 päev, ei olegi pühapäev, et nüüd tuleb minna Tartu trenni ja tööd tegema vist. Õige, ja puhkus on läbi. Puhkus on läbi. Tšau! Tšau!
hei, neljapäeva õhtu on ja ma tulen praegu ringtrenni andmast. Täna oli jälle full house ehk siis maksimaalne osalejate arv, mis on 12. Ja selline täitsa mõnus trenn oli, ma arvan. Aga muidu täna me tulime siis Oravalt, et eile läksime sinna Luxury Resort puhkemajasse klaasist majja, et natukene siis relaxida ja nautida kahekesi aega. Et see oli küll koostöö raames, aga sellegipoolest nagu me saime täiega nautida ja jah, tegime küll pilte, videosid, aga kuna meile mõlemale meeldib seda teha, et siis on kõik väga fine. Aga ma väga soovitan seda kohta. Minu arust oli väga ilusa koha peal, väga ilus koht, puhas oli ja kõik oli vaja, kõik mis relaxmiseks vaja oli olemas ja meie nautisime ja hea meelega läheks millalgi jälle tagasi. Kui ma tagasi tulin, siis põhimõtteliselt sõime natukene ja läksime siis trenni. Trenn oli selles mõttes, täna oli üks minu raskemaid päevi trennikavast, jõutõmme, varvastel kükk, jah, põhiliselt jalaharjutused, aga ma imestangi, et üllatavalt hästi jõudsin teha ja üllatavalt palju oli energiat, et kui jõutõmme eelmine nädal mul viimane seeria ikkagi tuli kõigest 7 kordust, ehk siis üks kord jäi puudu 8-st, et siis seekord suutsin ikkagi 8 ära pingutada, kuigi jaa, see oli raske, aga ma siiski jõudsin ja olen endale nagu mega uhke. See nädal on veel siis rasked trennid ja järgmine nädal on siis natuke teistmoodi nädal, ehk siis ma saan Siimu käest ilmselt pühapäeval järgmise nädala plaani ja eks siis näis, mis me teeme, aga see nädal on veel rasked trennid, tuleb pingutada, tuleb kardiot teha 175 minutit, aga ma arvan, et vorm läheb ikkagi aina paremaks, kuigi kaal püsib suhteliselt stabiilne, siis visuaalselt ma näen tegelikult, et vorm läheb paremaks ja kuivamaks, et see on nagu äge. Jah, ma ei tea, ma olen rahul praegu ja praegu on nagu kõik hästi töö, et loodame, et nii ka jääb. Nüüd täna on mul kõrgema kaloris päev, ehk siis mingi seal 2150 kilokalorit ja rohkem süsivesikut, ehk siis täna on plaanis õhtul nautida magusat putru ja popcorni ja vaatame Martiniga koos siis Ted Lassot, et meie seriaal, mida me praegu vaatame kahekesi. Ja selline naudib õhtut, sest et see päeva teine pool läks veidi rapsimiseks, aga ei ole hullu, et saab korraks õhtul nüüd relaxida. Ja vaatame, mis edasi nädal toob. 머릿속엔 there's something new 아무리 즐기려 해봐도 Oh darling always won't get your money 내게 말아봐라 같은 말이 Says to myself lately Open your heart to see it Show that you got it this playground of your own Dip your brush in your soul Color the way you want 작은 멈추지는 마 Wanted to keep connecting your soul Present it to the world, yeah I can't start crying, I know it's coming I need inspiration 지난번 밤하늘 밤이라도 저 바라바라 웃지 마 쉽게 돌아오지 않던 가을로 tehtud
ehk siis nädala viimane trenn, 5. trenn, raske jalapäev sai tehtud. Kuigi siis eilsest saadik on mul suht madal energia. Ma ei tea, kuidagi nagu hommikul ärkasin, tundus, et kõik on okei, aga lõunast oli selline tunne, et tahaks lihtsalt ainult magada. Eile ma siis käisin juuksuris, et lasin toonida, natuke niisutada ja otsi lõigata, et ei midagi erilist, aga et juustele natukene seda sära juurde saada. Ja siis lasin sellised patsid ka teha, et õhtul teen, ma arvan, lahti, et siis on lokid, et me lähme Maikeniga niisama õhtul jalutama. Aga jah, ma ei teagi. Muidu iseenesest nagu tuju on hea ja kõik on okei, aga see energia, nagu ma tunnen, et kehas on selline väsimus ja rammestus peal, et täitsa lõpp. Ilmselt on minu näost ka näha, et väsinud olen, aga nüüd ma lähen siis HAF-treeningstuudiosse, kus on mul siis jälle FMS protseduur ja lasen teha siis kõhule ja tuharatele. Ja siis lähen koju sööma ja tegelen arvutistöö asjadega. Mul to-do list on väga pikk. Nii, FMS protseduuril on käidud. Lasin siis kõigepealt teha tuhara ja tuhar oli siuke mõnus, pikutad kõhuli ja nagu tunned, et lihas teeb tööd. Aga siis teine pool tundi siis lasin teha kõhule ja no mine kus nagu täna täiega tõmbas lihtsalt, et kõhulihas on nii pingesse, pluss mis mulle ära väsisid, olid reie esiosad, sest et see tõmbab ka nagu reie esiosa mega pingesse, eriti kui nagu kõhule alla poole sättida. Teine pool ma nagu sättisingi natukene ülespoole ja siis nagu ei läinud nii palju reie esiossa ja lasin veidi nõrgemaks ka panna, sest et ma ei jaoks saanud, et nii tugevat pingutust enam taluda, et lihas väsinud. Aga jah, praegu ma tunnen, et nagu lihased on mega trimmis ja ma mõtlesingi, et ma lähen nüüd koju ja teen ühe poseerimise. Korraks tahtsin veel rääkida enda trennist, et mul oli täna nagu mega low energy, mega madal energiatase ja ma mõtlesin, kuidas ma selle trenni vastu pean, aga kui hakkasin tegema, siis tegelikult oli mega hea lihastunnetus ja tegelikult ma ei pidanud kusagil raskuseid alla tõmbama ja suutsin ilusasti kõik seeriad ära teha. Ja sellistel madalamatel hetkedel mind täiega motiveerib see, kui ma filmin ennast või lasen filmida ja siis hiljem vaatan videost, et lihasta tööd, vaatan vormi ja vaatan, et oi, ei olegi kõik ära kadunud ja et pingutusel on täitsa näha lihasmassi, et see nagu motiveerib, et noh, lisaks sellele, et ma saan oma tehnika üle kontrollida, aga jah, et sa näed, et sa liigud õiges suunas ja see motiveerib ja see pani mind täna täiega pingutama ja trenn oli tegelikult mega hea. Honey, I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. It's what you do to me, babe, I can guarantee. Honey, I got what you need. Under the night sky, I want your eyes all on me. Don't tell me lies now, I always get mine. Don't play with me. Do you want it?
Hello, tere hommikust! Täna on meil pühapäev ja ma alustasin täna hommikut siis poseerimisega. Ja kuna siis Siimule on vaja vorm üle näidata, sest et järgmine nädal on meil peak week, esimene peak week, ehk siis pühapäeval on mul võistlused ja ma olen nagu nii elevil, samas olen natukene ka närvis ja natukene on uskumatu mõelda, et nagu juba ongi esimesed võistlused. Aga eile ma käisin Maikeniga jalutamas, et siuke 10 kilomeetrit kõndisime ja kuigi mul oli eile mõttes, et ma teen oma 45 minutit kardiot, siis joostes, aga ma jõudsin ikkagi suht hilja koju ja mul oli vaja palju asju veel teha. Seega ma otsustasin, et ma teen täna 2 kardiot, ehk siis ma teen hommikusöögi, siis ma lähen jooksma 45 minutit ja õhtupoole ma lähen teen 45 minutit treppi kusagil saalis, gymmis. Ja muidu nagu väljas paistab mega ilus ilm jälle. Tuju on siuke so-so, et kaalu osas mul kaal on püsinud see nädal üsna stabiilne, ikkagi alla 60. Aga ma ise näen, et tegelikult nagu vorm on kuivemaks läinud ja et ma loodan, et see Big Week nädal enne võistlusi teeb veel vormi paremaks ja loodame, et võistlustel läheb kõik hästi, nii nagu hei, teate, kell on 4 ja ma alles nüüd jõudsin jooksma, et kuidagi aeg läks nii kiirelt, vaatasin, et toimetasin ja siis vaatasin, et oi, et peaks tegelikult lõuna tegema ja siis oli vaja natuke seedida ja siis ma tulin jooksma. Aga mis ma tahtsin korraks öelda, on siis, et mul vahepeal kodus lihtsalt hakkas tuju täiega langema. Ma ei tea, miks, täiesti põhjendamatult. Võib-olla sellepärast, et ma tean, et mul on nii palju teha. Aga siis ma tulin jooksma ja poole jooksmise pealt praegu tunnen juba, et kuidas nagu palju paremaks läheb tuju. Et päris ka, kui on tuju halb, mine välja liigutama. Väljas on väga ilus ilm ja isegi kui on halb ilm, siis värskes õhus liigutamine teeb kindlasti ise tuju heaks, paremaks vähemalt. Ja ma siin jooksen, 26 minutit on joostud. Ma mõtlesin, et ma teen siiski selle 90 minutit kardiot järjest ära, et ma jooksen nii palju kui jaksan väljas ja siis lähen teen treppi ka natukene. Et let's go! Hommik, et eile tahtsin veel video ära lõpetada, aga mul läks kuidagi kiireks. Aga mis ma siis eile tegin? Oli siis, ma käisin jooksmas ja pärast jooksmist ma läksin otse gymmi ja tegin seal veel 50 minutit otsa siis kardiot. 10 minutit siis kõndisin kaldega lindil, sest trepp oli kinni ja ülejäänud aja siis trepil. Ja 90 minutit kokku siis nagu kardiot, aga ma olen enda üle mega uhke, et ma suutsin selle ära teha ja ei olnudki midagi väga hullu. Aga õhtul siis tulin koju, siis ma sõin ja käisin Inferbuna matis, aga ma ei nagu seal kohe vist magama, sest et ma ärkasin üles piiksu peale, et põhimõtteliselt kui 60 minutit oli juba möödas. Ja siis vaatan, et huvitav, et nagu keha ei ole üldse märg ja kuigi ma panin küll 70 kraadi, 60 minutit ja eelmine nädal siis veel tegelikult mul läks keha mega märjaks, megalt hakkas higistama. Aga seekord ei olnud nagu ühtegi higipiiska ka mitte. Lihtsalt keha oli siuke niiske, aga päris higistama nagu ei olnud hakanud. Et huvitav jah. Aga ja, täna on siis esmaspäev. Eile ma sain siis Siimult juhised selleks nädalaks. See nädal tuleb väga-väga põnev, aga sellest juba järgmises vlogis. Et esimene Big Week nädal ongi alanud ja juba pühapäeval on võistlused. Aga jah, ma mõtlen veel, et kas ma teen selle Big Week nädala ja võistluspäeva vlogi täiesti eraldi või ma panen need siiski kokku. Eks me vaatame. Aga ma loodan, et sa seda vlogi nautisid ja vaatasid ja kui sul on mingid mõtteid, küsimusi, siis julgelt kirjuta kommentaaridesse, ma vastan alati. Ja ega midagi. Tuleb põnev nädal
tšau! Give me all of your love 'cause it's burning hot. It's what you do to me, babe.